Tundub, et nüüd me oleme kõik kohal, saal on kenasti inimesi täis saanud, et võime alustada. Et kellega veel ei ole kohtunud, siis Tiina Sergo on minu nimi, olen Ida-Harju Koostöökoja tegevjuht. Paremal pool istub Sille Noor, et tema on meie liidermeetme nõustaja, liiderspetsialist, et tema, kes saate ka hiljem siis kõike küsida, mis puudutab liidrit või Ida-Harju Koostöökoda. Aga täna oleme kogunenud siia selleks, et rääkida natukene ettevõtjatele suunatud toetusvõimalustest, tugiteenustest programmperioodil 2014 kuni 2020. Ehk siis programmperiood on juba alanud, aga need rahad nii-öelda hakkavad kännu tagant alles nüüd välja tulema, nagu te ise juba kõik näete. Ja räägime teile siis täna kõigepealt Ida-Harju Koostöökoja strateegiast 2015 kuni 2022. Hea uudis on see, et 1. märtsil siis maaeluminister allkirjastas ära otsuse, millega kõikide liidertegevusgruppide strateegiad on kinnitatud, nii et saame seda rõõmsalt rakendama hakata. Ja räägin mina siis natukene meie strateegia visioonist, eesmärkidest ja keskendun ka ettevõtlusmeetmele, et mida sealt toetame, mismoodi, kuidas. Peale seda räägib siis Töötukassa natukene, mida nemad ettevõtjale pakuvad, neil on terve hulk teenuseid, toetusvõimalusi, millest võib-olla väga paljud veel ei tea. Ja ootame ka Maaelu Edendamise Sihtasutust, kes siis räägib oma teenustest ettevõtjatele. Neil on ka uus põnev rahastusvahend, et seda nemad tutvustavad. Tuleb meil ka kella 12 ajal selline lühike lõunapaus, anname teile ka natukene süüa, näljased inimesed teatavasti on tigedad. Ja siis lõpuks räägime ka ettevõtluse toetusmeetmetest ja suundadest, mida pakub EAS ja üht-teist veel, et maakondlik arenduskeskus sellest räägib. Ja siis hiljemalt kella 2 plaanime siin täna lõpetada, et väga kaua teid ei kiusa. Ja teeme nii, et kohe, kui kellelgi on mingid küsimused, siis kohe käsi julgelt püsti ja küsige, et nii saame kõige kiiremini vastused. Nii. Aga kõigepealt siis Ida-Harju Koostöökoja strateegiast 2015 kuni 2022, mida siis hakkame nüüd kohe ellu viima. Nüüd kõigepealt strateegia visioon, et võib-olla tundub teinekord tüütu kuulata kõik neid visioone, eesmärke, aga tegelikult tasub neid alati meeles pidada, et kui te hakkate liidrisse projekte kirjutama, et siis see visioon ja eesmärgid on see kõige, millele teie projekt peab vastama, et kui nendega kokku ei lähe, et siis toetust päris kindlasti ei saa. Nii et selles mõttes tasub kogu aeg meeles pidada, et see mu visiooni eesmärke. Ja mida me siis ootame? Me ootame seda, et aastaks 2022 oleks Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkond üleriigiliselt tuntud ja väljapaistev turismi aktiivsuse, valdkondade ülese koostöö ja kohalike ressursside efektiivse kasutuse poolest. Et nii-öelda sellist 3 sammast, mille peal meie strateegia seisab, on turism, koostöö ja kohalik ressurss. Et need on sellist 3 põhilist sammast. Vahepeal ääremärkused, kes ei ole varem kokku puutunud Ida-Harju Koostöökoja, kes meie tegevuspiirkond, mida me selle all mõtleme, on Aegviidu, Ani ja Kose ja Raasiku valdade territoorium. Ma tean, et vähemalt üks härrasmees siin peaks olema Viimsi piirkonnast, et tema mulle helistas registreerumisel ja küsis, et mis see Ida-Harju on ja kas tema võib ka tulla. Et meie strateegia on suunatud siis eelkõige nende 4 valla territooriumile, küll aga oleme alati valmis koostööd tegema teiste piirkondadega ja need liiderpõhimõtted on igal pool sarnased, nii et liiderpõhimõtete osas võib alati meie käest ka küsida. Nüüd meil on strateegias läbivalt 4 sellist põhilist eesmärki. Igale eesmärgile vastab ka üks toetusmeede lõpuks. Ma keskendun täna just ettevõtlusmeetmetele, et muude meetmete kohta saate ka pärast küsida, aga et põhirõhk on ettevõtlusmeetme, sest täna te siin olete kõik koos meil ettevõtjad. Ja ettevõtluse koha pealt on meil eesmärk siis see, et kohalike ressursside keskkonnaga kooskõlas kasutamine ja valdkonnaülene koostöö panustab otseselt piirkonna konkurentsivõime tõusu. Nii et tundub selline üsna julge eesmärk. Me soovime, et oleks kohalikud ressursid hästi kasutatud, soovime, et keskkond oleks meil hoitud, puhas
ja ka, et piirkonna konkurentsivõime selle kõigega koos tõuseks, et üsna selline julge ettevõtmine. Et kui te plaanite midagi teha, siis jällegi sedasama eesmärki tuleks järgida. Nüüd jõuame toetusmeetmeteni, mis kõiki huvitab, et kuidas ja mismoodi hakkab raha saama. Strateegias on meil 4 toetusmeedet, mille kaudu on siis võimalik hakata lõpuks teil toetust taotlema. Need 3 sammast, mille peal strateegia püsti püsib, need läbivad absoluutselt kõiki meetmeid, nendest ei pääse üle ega ümber, ükskõik millise meetme alt te toetust taotlete. Aga ettevõtjatele on siis suunatud eelkõige meede number 2, ettevõtluse arendamine, et see on siis see, mida teie eelkõige peaksite lugema. Meede 2 ongi nimetusega ettevõtluse arendamine ja seal all on siis lubatud strateegia prioriteetide ja eesmärkidega haakuvad tegevused, investeeringud. Strateegia vahendid jagunevad meil niimoodi, et kõige suurem osa läheb meetmele 1, mis siin nagu eelmise slaidi pealt nägite, on sellised suuremad elukeskkonnaga seotud investeeringud. Miks sinna läheb kõige suurem summa on sellepärast, et need objektid on lihtsalt tavaliselt kõige kallimad. Küll aga seal kohe järel, et peaaegu sama võrdselt tulebki ettevõtlus, et kui ei ole piirkonnas ettevõtlust, siis ei ole töökohti, ei ole ka mitte midagi muud, et siis ei ole neid elukeskkonna objekte ka kellegi jaoks teha ega ehitada, et inimesed lähevad lihtsalt ära. Ja siis 15% on meil ette nähtud ühistegevuse arendamiseks, et ühistegevust kultuuri on ka vaja. Ja meede 4 on siis piirkonnaülese koostöö arendamine, et see on mõeldud eelkõige siis tegevusgrupi enda jaoks, et selliste suuremate koostööprojektide tegemiseks, mis ületavad siis nii-öelda ka piirkonna piire. Kokku, palju meil vahendeid üldse projektidele jagada on, et nüüd koos selle sama 1. märtsi otsusega tulid ka kenasti summad. Kokku nüüd läheb meil vahemikus 2016 kuni 2019 nendel aastatel jagamisele sinna 2,3 miljonit eurot ja natuke veel peale. Et ei ole sugugi mitte väike summa. Meie ülesanne on nüüd seda võimalikult targasti kasutada. Ettevõtlusmeetmele kokku nendel aastatel 2016 kuni 2019 tuleb nüüd 800 000 ja natuke peale, nagu te siit näete, et jällegi ei ole sugugi mitte väike summa. Ja 2016 aastal on hetkel meil siis meetme eelarvetes jagada niisugused summad, et meede 2 siis on 187, peaaegu 188 000 läheb jagamisele ettevõtlusmeetmest. Nii et seda võite siis silmas pidada, kui ma hakkan nüüd rääkima seda, et kui palju üldse saab toetust taotleda, mismoodi, et kui palju projekte üldse selle eelarve sisse mahuks. Ettevõtluse arendamise meetmest nüüd siis natukene täpsemalt. Meetme üldeesmärk vastab strateegia eesmärgile, mille ma juba teile ette lugesin, et panustab kohalike ressursside keskkonnaga kooskõlas kasutamisse ja valdkonnaülesesse koostöösse. Aga igal meetmel on meil ka spetsiifilised eesmärgid. Et üks on selline suur katuse eesmärk, aga on ka sellised väiksemad eesmärgid, mida me tahame selle meetme rakendamisega saavutada. Ja kui teie toetust taotlete ettevõtlusmeetmest, siis teie projekt vähemalt ühele neist meetme spetsiifilistest eesmärkidest peab vastama. Me soovime seda, et aastaks 2022 oleks siis läbi ettevõtlusprojektide, läbi ka Ida-Harju koostöökoja enda tegevuse meie piirkonnas tekkinud 2-3 geograafiliselt eristuvat turismipiirkonna kaubamärki, mida siis saaks süsteemselt kasutada piirkonnas sise- ja välisturismi arendamiseks. Et meil on piirkonnas väga tugev turismipotentsiaal, nagu meil strateegia koostamisel välja tuli, ja meil on väga tugev potentsiaal koostadagi sellised turismimärgised, millega piirkonda turundada. Et Ida-Harju koostöökoda iseenesest ei ole ju turismimärgis, et meil on piirkonnad ka valdades väga erinevad, et siis soovime natukene turismi arengusse panustada. Me soovime kohalikku toitu näha kaubandusvõrgus siis võrdselt piirkonna välise toidukaubaga, et tegelikult meil kohapeal on väga palju tublisid toredaid toidutootjaid, täna neid on ka päris hulk siin ruumis, ma tean, et nende toodang siis ka jõuaks inimesteni. Me soovime, et meie tarbijad oleksid teadlikud kohaliku toidu eelistest ja valiksid pigem kohalikku. Siis me soovime, et meie piirkonnas ettevõtlustegevus oleks loodussäästlik, innovaatiline, oleks uued lähenemised, tehnoloogiad, kõik põnevad asjad, mis te suudate välja mõelda,
oleks kasutusel ja et meie ettevõtlustegevus väärindaks ka optimaalselt kohalikku ressurssi. Ja kohaliku ressursi all väga tihti mõeldakse, et kohaliku ressursi all me mõtleme ainult toorainet. Et tegelikult on kohalik ressurss ka kohalik piirkond, inimesed, loodus, et ka selle baasil annab väga palju teha ettevõtluses ja me soovimegi, et nende projektidega pööratakse rohkem tähelepanu just selle kohalikule ressursile ja kasutatakse seda ka oma ettevõtluse arendamiseks, ka nii-öelda oma kaubamärkide kujundamises ära, seda kohalikku. Siis me soovime, et oleks piirkonnas toimiv sise- ja välisturule suunatud ühisturundustegevus ja kõige olulisem, et me tahame, et meie ettevõtjad oleksid orienteeritud koostööle. Et seda kas läbi omavaheliste koostöövõrgustike, koostööorganisatsioonide, igal muul moel me koostööd soodustame. Me teame küll, et eestlastele on meile see koostöö teinekord väga keeruline, aga meie usume oma ettevõtjatesse, et kindlasti on võimalik seda koostööd veel paremaks saada, kui ta täna on. Mida me toetame üldse? Me toetame kohalikul ressursil ja toorainel põhineva väikeettevõtluse arendamist, ühisturunduse ja koostöövõrgustike arendamisega seotud kulusid. Toetame seda, et saaks ühise nime või ühise märgi all piirkonna jaoks olulistel sündmustel osaleda, saaks piirkonna turundusmaterjale koostada, ühisturundust toetavaid investeeringuid. Ja toetame ka seda, et kohaliku toidu kättesaadavus oleks suurenenud. Et kõik tegevused, mis siis lähevad kokku nendega, et saab toetada. Ja mida me ei toeta? Me ei toeta ehitusprojekteerimist. Selle kohta on meie käest hästi palju küsitud, et kas saab projekteerida, mismoodi. Eelmisel programmperioodil oli Liider üks väga väheseid kohti, kus sai küsida toetust ainult projekteerimise peale. Sel perioodil seda enam ei saa. Et ainult projekteerimine on juba ära keelatud ka Liiderle määrusega, et see ei ole ka meie väljamõeldis. Küll aga et isegi ei tohi projekteerimine meie puhul olla osa projektist ja seda sel põhjusel, et esiteks kui on ainult projekteerimise peale toetus, siis projekti tulemus on tegelikult see, et teil on sahtlis projekt, aga midagi teil valmis ehitatud ikka ei ole. Et selles mõttes ainult projekteerimine ei anna tulemust ja kui projekti sisu sees on projekteerimine mingi osana, siis üsna kindlalt ei ole teie hinnapakkumine väga adekvaatne, sest hinnapakkumine tuleb kvaliteetse valmis põhiprojekti alusel. Et kui seda projekti veel ei ole, siis see tähendab, et tõenäoliselt see maksumus on ka selline kohvipaksu pealt. Tööjõu renti me ei toeta, tooraine ostmist, et see on selline üsna elementaarne. Mis on uuenduslik? Me ei toeta üksikettevõtte turunduskulusid. Kui te tahate minna kuskile messile, kuskile laadale, ükskõik kas Eestis või kuskil väljapool Eestit, siis on eeldatud, et kõik turundustegevused toimuvad vähemalt 2 ettevõtja koostöös. Et võtke naaber kaasa, pange ühine märk külge ja minge koos. Et see on see osa koostööst, siis ta annab ka suuremat tulemust, et eriti välismesside puhul ei ole mõtet üksinda minna. Minge koos ja kui on olemas sellised piirkonna ühised märgised, kasutage neid. Et seda hakkame vaatama. Ja siin on MTAK-koodidega mingid valdkonnad välistatud, need on peamiselt siin pangandus, kindlustus, hasartmängud ja kõik sellised elementaarsed tegevused, mida kuskilt väga ei toetata, ma usun, et te väga selliste valdkondadega siin ei tegele ka, kui ma vaatasin registreerumislehte. Nii, kes üldse saab toetust taotleda? Kui tekib küsimus, et kas mina saan? Ida-Harju koostöökoja tegevus piirkonnas tegutsev, osaühing, FIE, tulundusühistu, mittetulundusühing, sihtasutus, kõik saavad siit meetmest toetust taotleda. Ida-Harju koostöökoja tegevus piirkonnas tegutsev ei tähenda seda, et peab ilmtingimata olema siia registreeritud. Võib olla registreeritud ka kuskil mujal, aga tegevus peab olema siin piirkonnas. Näiteks, kui teil on registreeritud ettevõte Viljandisse, aga teil on tootmishoone siin või tahate siia ehitada tootmishoonet, siis seda võib teha, ei pea ettevõtet sellepärast siia registreerima. Või samamoodi, et kui teil põhiline sihtgrupp on siin piirkonnas, siis saab toetust taotleda. Siin märkan ära, et tavaliselt eelmine periood me ei ole toetanud selliseid liikuvaid seadmeid, et ettevõte on registreeritud kuhugi. Kõige parem näide oli kas mingid geomõõdistamise seadmeid eelmine periood sooviti, mis tegelikult ei ole mitte kuidagi selle piirkonnaga seotud.
et noh, panen autosse, sõidan terve vabariigi läbi, et noh, selliseid väga ei toeta. Et peab olema ikkagi siin piirkonnas ja projektist kasusaajad peavad olema siis selle Ida-Harju piirkonna elanikud või ettevõtjad, organisatsioonid, et kasusaajate järgi vaatame hästi palju. Kui palju üldse summaliselt saab toetust küsida, hakata projekti kokku panema, mõtlete, et palju seda rahakest siis on. Toetuse määr, palju üldse saab toetuse määrana, siis olenemata taotleja juriidilisest vormist on maksimaalselt 60% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest. Ettevõtja jaoks see tähendab enamasti ilma käibemaksuta summast. Et käibemaks on teil nagunii, oma kulu saate riigilt tagasi küsida, aga et maksimaalselt 60%. Vähemalt 40% peate ise kõrvale panema. Projekti toetuse miinimumsumma on 3000 ja maksimumsumma, mis te saate küsida ühe projektiga, on 60 000 eurot. Miks see miinimum on 3000, on sellepärast, et päris aus vastus, bürokraatia on niivõrd suur, et selle 3000 puhul väga ei tasu ära lihtsalt. Aga jah, 60 000 on maksimaalne ja olenemata taotleja juriidilisest vormist 60%, see tähendab seda, et kui siit meetmest taotleb toetust mittetulundusühing, sihtasutus, on ta ikkagi 60% toetusega, et ei lähe see toetusprotsent kõrgemaks sellepärast, et tegemist on MTÜ-ga. Tahab keegi vahepeal midagi küsida? Läksin elav arutelu lahti või hakati juba projekte kirjutama usinalt? Ma korra küsiks, et milline ajalugu sellel ettevõttel peab olema? Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud enne taotluse esitamist. See tähendab seda, et peab olema äriregistrist registreeritud vähemalt 6 kuud enne, kui taotlus on sisse antud. Kui finantsandmeid vaadatakse, kas vaadatakse konsolideeritud majandusaasta aruannete bilanssi või taotleva ettevõtte oma? Viimane info on, et konsolideeritud aruannete bilanssi vaadatakse, vähemalt kui me PRIA-lt küsisime. Jah. Kas see töötajate kriteerium on ka sees? Töötajate kriteerium hetkel ta ei ole enam see 10 töötaja peal. Ei ole, et on piiratud ainult väike ja keskmise suurusega ettevõtjad, ei ole mikroga piiratud. Nii et võib olla ka rohkem kui 10 töötaja. 6 kuud, ma mõtlen ettevõtlusmeetmes, meil oli taotleja, ma kontrollin üle selle pausi ajal täpse sõnastuse. Et siin igaks juhuks ei ütlen, nagu järgi vaatan. Aga peale pausi ütlen. Veel küsimusi vahepeal? Jah? Projekti hindamise puhul, kas käive mängib rolli? Käive iseenesest, käive mängib erinevate hindamiskriteeriumite juures rolli, et kui me vaatame ettevõttes jätkusuutlikkust, finantsolukorda, finantsprognooside jätkusuutlikkust, et siis seal käive kindlasti mängib mingit rolli, aga et noh, kui ettevõttel käive on tohutult suur, aga muidu ettevõte on miinuses, noh, et kindlasti ta mingit rolli mängib, aga kuskil ei ole sellist kriteeriumit, et käive iseenesest. Mikroga olid jah, need piirangud. Praegu on väike ja keskmise suurusega ettevõtjad, et seda mikropiirangut ei ole praegu. Nii, lähme edasi. Hindamiskriteeriumiteni nüüd jõudsimegi. Mida mina isiklikult soovitan? Kui te hakkate projekti kirjutama, siis lugege loomulikult läbi kõik nõuded, millele te peate vastama, aga lugege läbi ka hindamiskriteeriumid, et mille järgi neid hakatakse pärast hindama, et kui hindajad võtavad projekti lauale, siis mis on need asjad, mida hakatakse lugema. Kõige olulisema, kõige suurema osakaaluga kriteerium ettevõtlusprojektide puhul on finantsprognooside realistlikkus, projekti elluviimise tõenäosus ja teostatavus. Et seda vaadatakse teie projekti kirjeldusest, seda vaadatakse teie äriplaanist. Ja äriplaani koostamise puhul, et seda ma soovitan alustada juba täna, kui ei ole juba alustatud, kui soovite kuskilt toetust taotlema hakata, sest äriplaani koostamine päris nii ei käi, et kirjutan niimoodi vasaku käega eelmisel õhtul kokku, sest selle pealt väga palju vaadatakse, et kas on realistlik, et kui tõenäoline on seda projekti ellu viia just teie ettevõttel. Et siin peale lõunat teile Maakondlik arenduskeskus räägib ka natukene, kuidas nemad ettevõtjaid toetavad äriplaani koostamisel, annavad nõu, et soovitan kõrv kikis kuulata.
Siis olulisuselt järgmine on kohaliku ressursi kasutamine. Et see on üks meie prioriteete ja me tahame projektis näha, et kuidas siis teie oma ettevõttes või selle konkreetse projektiga plaanite kohalikku ressurssi kasutada. Et kas see on siis tooraine, on see inimesed, on see kultuur, loodus, et mis iganes te välja mõtlete, aga te peate selle ära näitama projektis, et kuidas te kohalikku ressurssi kasutate. Enamus teist seda kindlasti kasutab ka, aga väga paljud ei oska seda välja tuua tihtipeale, või ei oska tähelepanu pöörata. Et sellisel juhul me siis suuname natukene, et pöörake sellele tähelepanu oma ettevõtlustegevuse puhul. Me vaatame, et taotlusdokumendid oleks tehniliselt korrektsed. Miks ta on niivõrd suure osakaaluga kriteeriumist ettevõtlusprojektide puhul? Eelmine periood oli väga palju neid olukordi, kus tõesti olid need projektid kirjutatud väga pealiskaudselt, et meil olid projekti kirjelduses olid ühed numbrid, äriplaanis olid teised numbrid ja kuskil eelarves olid veel kolmandad numbrid. Mõnikord juhtus, et hinnapakkumises olid ka neljandad. Nii et vaadake hoolikalt oma dokumendid üle, et ei läheks nii sisuliselt kui numbriliselt erinevad asjad kokku. Kindlasti ei hakka keegi kuskilt punkte maha võtma kirjavigade või näpuvigade eest, neid ikka juhtub, kõik oleme inimesed. Aga vaadatakse just selliseid süsteemseid vigu. Et kui on ikka süstemaatiliselt läbivalt vead sees, et siis selle tulemusena võivad juba punktid vähemaks minna. Töökohtade loomine on nüüd oluliselt väiksema osakaaluga kui eelmine periood, kes taotles eelmisel perioodil, et võib-olla mäletavad, et see töökohtade loomine oli tohutu peavalu kõigile, et projektis tuli nagu näidata töökohtade loomist. Et nüüd ta on väiksema osakaaluga natukene, kuna soovime, et oleks uuendused, innovaatilisus kasutusel, siis teinekord võib selline uus ja innovaatiline masin tähendada seda, et inimest ei lähe enam vaja. Arvestades demograafilist situatsiooni on see ka vajalik tingimata, et tuleks uued tehnoloogiad kasutusel, et siis ta ei ole siin nii suure osakaaluga, aga ikkagi seda vaatame ka, et tekiks uusi töökohti piirkonnas. Vaatame ka projekti tulemuse innovaatilisust, uuenduslikkust, et kas tekib siia midagi sellist, mida veel ei ole, et kas te loote midagi uut. Uute toodete või teenuste lisandumine, et kas teie projekti tulemusena tekib mõni uus toode, tekib mõni uus teenus. Vaatame ka seda, et kui laiale sihtgrupile see toode või teenus on suunatud, kas ainult ühele külale või on ta tervele piirkonnale, ühele vallale. Vaatame ka seda, et kui ulatuslikult. Ja projekti tulemusel tekivad koostööd vaatame ka. Oli meil siin strateegias läbiv sammas koostöö, et siis ka hindamiskriteeriumiga vaatame, et kuidas selle ühistegevusega on. Et kuidas naabriga läbi saate. Nii, tahate ettevõtlusmeetme kohta midagi praegu veel küsida? Ma ütlen kohe ära, et täna ma siin meetme tingimustesse ei lähe, et mis ja kuidas ja kõik, et seda ma võin siin rääkida 5 tundi. Et selle jaoks me teeme ka eraldi infopäevad, kus me tõesti detailselt võtame selle määruse kõik läbi. Et täna ma räägin selles üldise info ära, mismoodi ja samamoodi ka siin teised ettekandjad räägivad üldiselt, et detailidesse iga meetme puhul ei lähe, aga et saab hiljem küsida. Kui ettevõtlusmeetme kohta ei ole küsimusi, ma räägin lühidalt ka, et mis on need teised meetmed meie strateegias siin iga meetme kohta paari slaidiga, et aktiivsed inimesed on teatavasti aktiivsed igal pool, et on tihtipeale ettevõtjad, on vallas, kas siis volikogus või lausa tööl, teinekord on ka MTÜs, et võib ka muu huvitada. Et see meede 1, mis meil rahaliselt oli kõige suurema mahuga, elukeskkonna arendamine, et see siis vastab strateegia eesmärgile, et elukeskkonna jaoks oluliste objektide ja teenuste arendamisel innovaatiliste lähenemiste tagamine on taganud nende multifunktsionaalsuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse. Spetsiifilisemalt soovime siis näha, et need suured elukeskkonna objektid, mida arendatakse, selle tulemusel oleks siis taristu ja nende objektide haldamine kuluefektiivne, jätkusuutlik, keskkonnasõbralik. Me soovime, et kõik need objektid, kas need on siis hooned või terviserajad või spordirajatised, et nende omanikud suudaksid üleval pidada neid rajatisi. Et vajadusel siis toetame, et kas saaks küttesüsteemi välja vahetada, saaks midagi muud sinna juurde arendada, mis siis aitab nii-öelda ise majandada. Ja ka keskkonnasõbralik oleks kõigi nende objektide haldamine, et selle suunas siis tüürime. Soovime ka seda, et need avalikud objektid oleksid multifunktsionaalsed
et me ei ehitaks 2 pallisaali kõrvuti, vaid katsuks ehitada niimoodi, et saaks ühes koos toimetada, et ei pea iga asja jaoks eraldi ehitama, vaid vaataks kuidagi koos. Me soovime, et meie piirkonnas oleks turvatunne tõusnud. Kui me vaatame riiklikult, et kuidas kogu aeg vähendatakse päästevaldkonna toetamist ja järjest rohkem koormust pannakse vabatahtlikele päästekomandodele, siis me soovime ka seda, et meie piirkonnas tunneksid inimesed ennast turvaliselt, toetame siis seda, et ka kogukonnad saaksid ise midagi teha, ette võtta selleks, et oleks turvalisem. Ja soovime, et toetust saanud avalikud objektid, et neil oleks siis 2-kordistunud külastuste arv. Et kui me teeme ikkagi mingi spordirajatise korda, teeme staadioni korda, siis me ootame, et seal ka siis rohkem hakatakse käima, tuleb rohkem trenne peale, saab rohkem inimesi ligi. Teeme terviseraja korda, paneme sinna valgustuse, siis me eeldame, et siis pimedal ajal käib nüüd seal rohkem inimesi. Et teeme ikka selle jaoks, et inimesed käiksid, mitte selle jaoks, et lihtsalt oleks. Ja toetame siis tegevusi, et mäluasutused, kultuuri- ja spordirajatiste investeeringud, kas need on siis hooned, ehituse renoveerimistegevus, on need seadmed, investeeringud, mis siis on suunatud nende funktsioonide mitmekesistamisele, keskkonnasäästlikud tehnoloogiad, matka- ja terviserajad, viidastamine, vaatamisväärsuste hea korrastamine, et kõik sellised olulised objektid. On võimalik ka väikevahendeid soetada, kui need lähevad meetme eesmärgiga kokku, aitavad kaasa, on ka väikevahendid võimalikud. Lairibaühenduste rajamine, juhul kui see siis panustab meetme eesmärkide saavutamisse, on võimalik ka see. Ja piirkonna turvalisuse tõstmine, et sellest juba rääkisin. Ja siin siis ütlen juurde, et maksimaalne summa, mida saab küsida elukeskkonna investeeringute meetmest, on 80 000, et natuke rohkem kui ettevõtluse puhul, aga need objektid on tihti oluliselt kallimad, nii et objekti omanikul tuleb teinekord päris palju juurde panna omalt poolt. Ja ühistegevuse arendamise meede, et seal me siis tüürime sinnapoole, et vabaühendused oleksid saavutanud suurema majandusliku sõltumatuse ja et nad mängiksid ka olulist rolli piirkonnaüleste ühistegevuste algatamisel ja juhtimisel, et oma projektidega tahame siis seda, et projekti toetused lõpuks moodustaksid kuni 70% vabaühenduste vahenditest. Seiret hakkame siis tegema nende vabaühenduste pealt, kes on meilt toetust saanud, et jälgime, kuidas nad toimetavad. Ehk siis siit juba tuleb ka hindamiskriteeriumitesse sisse, et me soodustame suuremat oma osalust. Et tahame, et MTÜ-d hakkaksid iseseisvamalt toimetama, oma tulu natuke rohkem teenima ja üleüldiselt saama natuke paremini hakkama, sest need Euroopa toetused, riigi toetused ei kesta igavesti ja et kogukondadel on vaja ka ise toime tulla. Täna meil on piirkonnas ka väga edukaid näiteid edukalt toimivatest vabaühendustest, kes ise ära majandavad. Et kindlasti, kui meil tulevad nüüd sellised pikad põhjalikud detailidesse minevad infopäevad, siis sinna me kindlasti ka toome neid positiivseid näiteid, kes meie piirkonnas suudavad, inspireerivad ka teisi. Siis me soovime ühistegevuse meetmega ka seda, et tegevuste ja sündmuste läbiviimisel oleks kasutusel uuenduslikud lahendused, tehtaks midagi teistmoodi ja jällegi seesama kohalik ressurss. Ühistegevuse puhul siis peamiselt inimeste, kultuuri, kogu selle piirkonna pärandi näol. Ja soovime, et tekiks piirkonda nii-öelda 1-2 brändsündmust igas omavalitsuses, mis siis kannavad edasi piirkonna traditsioone ja mille selline tuntus ulatub kaugemale kui ainult meie tegevusgrupi piirkond, et kuhu siis inimesed juba tulevad sellepärast, et nad teavad, et siin on see üritus, seal ma iga aasta käin. Et meil täna on piirkonnas ka tekkimas selliseid üritusi, millel on potentsiaal kasvada suuremaks, veel paremini ennast turundada. Et paar näidet, Kosel on nüüd toimunud mitu aastat, Kose kutsub külla juba väga suurelt ja sinna tullakse ka mitmest kohast, mitmest nurgast Eestimaalt. Ani ja Mõisa laat on saanud üsna populaarseks, et minult endalt juba tuttavad Tallinnas küsivad, et kuule, millal nüüd sel aastal jälle on, et tuleks ka. Ja et tekib neid sündmusi siia veel, on neid teisigi, tahame, et saaksid siis tuntumaks nii-öelda, turundaksid piirkonda. Ja tahame ka seda, et kui liiderprojektidega midagi tehakse, siis see meedias ka välja paistaks, et oleks siis 1/3 võrra suurenenud meedias kajastatus, et seda me siis jälgime ja projektidega hakkame ka taotlejatelt küsima kõigilt, et kuidas sa siis nüüd avalikustad seda infot, et toimub sinu asi.
et inimesed teaksid ka. Ja ühistegevuse all toetame siis valla- ja piirkonnaüleste traditsiooniliste sündmuste korraldamist, toetame tegevusi ja investeeringuid, mis aitavad kaasa sellele, et vabaühendused oleksid majanduslikult iseseisvamad, rahva- ja pärandkultuuri traditsioonide talletamist, arendamist ja väikevahendite soetamist, mis siis lähevad kokku meetme eesmärgiga. Millal nüüd saab toetust taotlema hakata? Kõigil juba näpud sügelevad, kirjutaks kohe projekti. 2016 aastal avanevad taotlusvoorud maikuus, konkreetsed kuupäevad me kohe kinnitame ära. Mai keskel on eeldatavasti see tähtaeg, et millal tuleb oma projekt sisse tuua. Et sellega tasub täna juba arvestada, kui te siin oma äriplaani koostamisest kõigest räägite. Meil on kohustus vähemalt 4 nädalat varem panna info üles, et taotlusvoor tuleb. Kes veel ei ole meie infolistis, soovitan sellega liituda, et sealt kaudu saate kindlasti kohe info. Aga jah, maikuus tuleb sel aastal. Mis saab edasi? Et kui nüüd 2016 aasta saab mööda, sel aastal ei jõudnud, ikka juhtub, et tahate veel viimistleda oma projekti, siis edasi 2017 kuni 2019 on meil juba paigas kuu täpsusega, millal hakkavad olema taotlusvoorud. Need on meil strateegias kirjas, nii et seda meie ei saa siin kontoris ümber mõelda, et kuulge, me ikka veebruaris ei viitsi, et me teeme parem augustis. Et need on kindlad ja nad hakkavad toimuma siis niimoodi meetmete kaupa on paigas, et meede 1 elukeskkonna arendamine on 2. kvartalis aprillikuus, ettevõtluse meede hakkab olema veebruarikuus, nüüd edaspidi ja ühistegevuse arendamise meede on siis samamoodi veebruarikuus. Et see ettevõtjate meede veebruarikuus oli ettevõtjate enda soov strateegia koostamisel, öeldi, et veebruarikuus on ettevõtjal veel aega projekti kirjutada, et siis kui tuleb juba kevad, et siis ei ole paljudel enam aega, jube tihe tööaeg, et jube hea oleks, kui saaks teha niimoodi jaanuaris-veebruaris. Et siis vastu tulles ettevõtjate soovidele, tema meil niimoodi hakkab olema. Kuidas me aastate vahel raha jagame? Meetmete vahel on ka siin kenasti näha, et siin esimestel aastatel 2016 kuni 2017 jagame natuke rohkem vahendeid laiali ja siis 2018-2019 juba vähem, et 2019 põhiliselt ainult jääke. Et miks ta niimoodi on see, et projektid kestavad pikka aega. Et teil on oma projekti elluviimiseks aega 2 aastat, mõnel puhul ka rohkem. Et siis me soovime, et need projektid kõik ka saaksid lõpetatud, et ei oleks perioodi lõpus seda seisu, et meil on nüüd terve rodu projekte, mis ei saanud ellu viidud ja siis meil tekivad sealt jäägid, mida hästi teistele ka enam jagada ei jõua, et teised ei jõua ka oma projekti ellu viia. Et siis me jagame esimestel aastatel rohkem ja teistel aastatel natuke vähem. Et kui te oma investeeringuid planeerite, siis teate sellega juba arvestada. Mida me taotlejatele soovitame kindlasti? Me soovitame seda, et äriplaani ja projekti hakka koostama juba täna. Et hakka oma ideid juba kirja panema. Kui koostöö on oluline projekti, siis hakka koostööpartneritega juba täna läbi rääkima, et mida saaks ühiselt teha. Äriplaani nõustamise aeg, tahate minna maakondlikusse arenduskeskusesse äriplaani nõustamisele, pange aeg juba kohe kinni. Sest lõpuks, kui nädal aega enne taotluse esitamist hakata seda asja tegema, et siis ei ole ka nõustajatel teie jaoks enam nii palju aega. Kindlasti ettevõtlusnõustaja juurest üldse ütleb Temis kõrvalt, et üldse ei ole aega nädal aega enne. Ehk siis ikkagi soovitus, pange kohe aeg kinni. Ja ettevõtlusnõustajad meie soovitame kindlasti külastada, sest nemad oskavad ka väga hästi tähelepanu juhtida mingitele sellistele kitsaskohtadele, mida võib-olla ise ei oska tähele panna. Et teate ju küll seda, et kes meist ei oleks kirjutanud koolitöid, kas või kes lõputööd on kirjutanud, et kui sa oled juba 50 korda seda oma teksti lugenud, siis sa enam ei näe seal neid vigu. Et seal oskavad siis inimesed tähelepanu juhtida, öelda, mismoodi, kuidas. Ja koostööd ei tasu karta. Et tihtipeale tundub see mõte, et koostöös on jube keeruline, siis peame kellegi teisega läbi rääkima ja midagi kooskõlastama, ma teen parem ise palju lihtsam. Et mingil määral ta nii on mingi maani, aga kui pikas perspektiivis vaadata, siis koostöös tulevad ikkagi paremad lahendused, koostöös tehtud asjad on jätkusuutlikumad ja on oluliselt tugevamad. Siin on ka meili aadressid, et kust infot leiab, et meie veebilehelt, HEAK-i veebilehelt, EAS-i veebilehelt, kindlasti on neid veel. Slaidid, mis siin täna on,
et kindlasti jagame neid teiega, et ei hoia neid ainult endale, et saate pärast ka kodus üle lugeda. Ja nüüd kiirelt, vaatan korra, keegi ütleb mulle kellaaega äkki. 45. Kuna ma alustasin 5 minutit hiljem, siis ma jõuan 5 minutiga veel ära rääkida kiirelt ühest rahvusvahelisest koostööprojektist, mis meil siin kohe käivitub, mis on ettevõtjatele suunatud, et saate korra juba mõtlema hakata. On meil selline koostööprojekt käima minemas, mille partneriteks on siis 3 liidergruppi Eestist, 3 tükki Soomest ja 2 Lätist. Projekti tegevused, avaüritus on plaanitud meil augusti lõppu, kus siis detailselt räägime projekti planeeritavatest tegevustest, tulevad kõik koostööpartnerid Eestisse kokku. Viimase info kohaselt nüüd toimub see Ida-Harju koostöökoja piirkonnas, eeldatavasti Kose vallas, varem ta oli kirjas MTÜ Arenduskoja piirkonnas, aga et augusti lõppu tema tuleb. Ja mida me selle projektiga teeme tegevusena ettevõtjate vahetused? Et meil on eesmärk luua maapiirkonna ettevõtjate vahel sellised otsekontakte, õppida üksteise kogemustest, luua soodsad tingimused toote ja teenuse arenduseks, ekspordiks ja suunatud on see just siis sellistele maapiirkonna toidu, turismi, käsitöö ettevõtjatele, kes siis toimetavad ja kes soovivad teha koostööd kas siis Soomega või Lätiga, minna sinna vahetusse, vahetus kestab umbes nädal aega. Kaasa saab võtta oma ettevõttest või oma kogukonnast ühe noore. Siin on mõeldud just luua seda põlvkondade vahelist sidusust ja jätkusuutlikkust, et kui te näete, et teil on näiteks kas laps või keegi teine, kes võiks tulla teie ettevõttesse tööle või ühel päeval üle võtta ettevõtte isegi, et siis saate tema kaasa võtta sinna vahetusse. Kohustus on pidada vahetuspäevikut, vahetuse järgsel seminaril Eestis oma kogemusi vahetada, aga et saate minna nädalaks ajaks teise riiki, olla teise ettevõtja juures ja vaadata, et mismoodi seal siis konkreetselt toimetatakse, kuidas seal asjad käivad, et kellel on mõte, kas siis Soome või Läti hakata ka eksportima, et siis seal saate ka koha peal kohalikult ettevõtjalt nii-öelda uurida, et mismoodi siis tegelikult on ja kuidas need seadused on ja kuidas regulatsioonid on ja et kuidas siis saab. Et niisugust võimalust ja ootame siis tegutsevaid ettevõtjaid, kellel on huvi koostöö arendamise vastu. Vahetuste toimumise aeg ise on planeeritud 2017 aastasse, küll aga neid vahetuspaare hakkame kaardistama nüüd juba siis suvel eeldatavasti ja avaüritusel saab siis ka välispartneritega kokku, on võimalik ka näost näkku suhelda, uurida. Ettevõtjate arv Ida-Harju koostöökoja piirkonnast on hetkel planeeritud 8, kes saaksid sinna vahetusse minna. Et kui need su huvi on väga suur, siis vaatame, et motivatsiooni alusel hakkame valima, aga et kui praegu juba on huvi, tasub juba mõtlema hakata, et kas tahaks. Selle vahetusega koos käib siis see, et vahetus toimub mõlemat pidi, et teie lähete nädalaks jaoks, ütleme Lätti või Soome ja sealt poolt tuleb siis pärast ka ettevõtja teile. Et siis ettevõtjad tuleb tutvuma, kuidas Eestis on, et võib-olla temal on huvi, kuidas Eestis asjad toimuvad, kuidas siin turundada, et selline kahepoolne vahetus. Veel on meil plaanis õppereisid nii Soome kui Lätti 4-5 päeva käia vaadata, et see on siis suunatud eelkõige neile, kes vahetuses ei osale, et kes siis tahaksid natukene nii-öelda nuusutada, et mis toimub. Ja eesmärk on siis saada pilt ette, kas siis Soome või Läti ettevõtluskeskkonnas, tutvuda nende kogemustega. Ja et 2 tükki siis on välja minevad ja 2 tükki tulevad siis Eestisse, et samamoodi nii Soomest kui Lätist 1 reis tuleb siia. Et samamoodi siis ühel hetkel hakkame otsima neid ettevõtjaid, kes oleks valmis oma ettevõtet tutvustama teistele nii-öelda kolleegidele partnerriikidest. Ja õppereisid on siis vahemikus 2017 kuni 2018, et üsna pikka aja peale hajuvad ära, et korraga niimoodi ühte punti ei jõua, aga jällegi juba mõtlemiseks, et kui huvi on, saab hakata mõtet liigutama, võib ka meile märku anda, kirjutada. Lisaks on plaanis inspiratsioonipäevad ettevõtjatele, 6 tükki kogu selle projektiperioodi peale kokku, 2 tükki neist tuleb meie tegevuspiirkonnas. Ja sisu on siis see, et ettevõtjatel oleks võimalus kohtuda kas siis selliste tuntud inimeste või koolitajate, esinejatega, teha erinevate toodete teenuste tutvustust, arutelud ettevõtjatele olulistel teemadel, saaks võrgustuda, et võtta selliseid ettevõtmisi, mis inspireerivad, mis annavad jälle sellist uut indu edasi minna.
et need siis toimuvad siin 2016 lõpust kuni 2018 aastani. Et niisugune plaan on. Nii, aga minu poolt hetkel, et mina tänan tähelepanu eest ja küsimuste puhul, et kui on praegu küsimusi, võib kohe käe püsti ajada ja küsida. Ja kui ei ole, et siis mina lõpetan ja annan. Ja. Ettevõtlusnõustajad on võimalik siis külastada Harju maakondlikus arenduskeskuses ja Harju maakondlik arenduskeskus räägib peale sellist lõunapausi, et 12:30 meile, mis ja kuidas ja mis teenuseid nemad kõiki pakuvad. Nad on siin täna meil kenasti väga suure kollektiiviga esindatud lausa, et siin ettevõtlusnõustajad on koha peal. Et nemad siis räägivad peale lõunat sellest, et mis ja kuidas ja ütlevad, et kuidas nende juurde aega kokku leppida. Et nende käest saab siis pärast küsida. Lõunaks saab ka küsida. Jah. Taotlusdokumendid, vormid, millal need selgeks saavad või need selged juba? Need tulevad lähema paari nädala jooksul. Et nüüd esimesel... Kas need tulevad täiesti uued või on need analoogsed olemasolevatele PRIA dokumentidele? Need tulevad uued, et PRIA vorm on olemas. Sellepärast ma küsin näiteks ehitiste puhul tegelikult väga palju hinnapakkujad põrkuvad sealt tagasi. Ja see saab olema murekohaks ka meil, sest see vorm on PRIA poolt ette antud ja see Exceli vorm, ma arvan, mida mõtlete. Ja täpselt. Meie ei ole ka selle üle õnnelikud tegevusgruppidega vaidlesime, aga tuleb see sama vorm ehitustegevuse puhul. Ja PRIA osalus üleüldse kogu toetuse määramisel? Protsessi poole pealt, vaata, mul oleks üks hea slaid, aga praegu ma ei liiast üles, et PRIA osalus on niimoodi, et lõpliku otsuse teeb PRIA. Tegevusgrupi puhul, nüüd ma räägin siis natukene juba protsessist, ma loodan, et keegi ei pahanda. Kogu taotlemine hakkab käima läbi e-PRIA. Et kes eelmisel perioodil puutus sellega kokku, need teavad, kes veel ei ole puutunud, aga toetust taotlevad, need saavad teadma. Et on siis PRIA veebilehel, saate minna siin e-PRIA keskkonda sisse logida, ainult sealt kaudu saab siis kõik dokumendid esitada. Need tulevad kõigepealt siis liider tegevusgrupile, ehk siis meile. Meie teeme tehnilise kontrolli, küsime teilt mingeid päringuid, tehke korda, parandage see või too ära, tunustasite selle dokumendi juurde panna. Ja toimub liider tegevusgrupis kohapeal ka hindamine. Meie paneme kokku hindamiskomisjoni ja hindame need projektid ära. Et hindamiskriteeriumeid ma teile siin näitasin, igal meetmel on omad hindamiskriteeriumid. Nüüd siin paari nädala jooksul paneme ka üles, et hindamiskriteeriumite puhul kirjutame ka kenasti lahti, et mida tähendab 1 punkt, mida tähendab 5 punkti. Ja meie hindamiskomisjon hindab ära. Ja teeb siis ettepaneku PRIA-le määrata otsus vastavalt siis pingereale, mis moodustub ja otsused vormistab siis PRIA, et kas te saate toetust, ei saa toetust, aga PRIA, ütleme 99,9% juhtudel sellest tegevusgrupi nimekirjast kõrvale ei kaldu. Et kas see vastas küsimusele? Jah, aitäh. Ja menetlusperiood? Menetlusperiood PRIA-s ei ole ta muutunud, ta on ikkagi see 60 kuni 90 päeva tööpäeva. Et 60 tööpäeva ja on võimalik pikendada 90-ni. Et see on endiselt määruses sama, selle vastu me midagi ei saanud. Tegevusgrupis me katsume hakkama saada 1,5 kuuga ise, et see on see sisuline töö ja hindamine. Te kõik ju kindlasti soovite, et teie projektid hoolega läbi loetakse, et võimaluse korral ka kohapeal käiakse, antakse teile ka võimalus sõna sekka öelda või vastata küsimustele. Et siis seda väga lühemalt ei saa, sest sinna perioodi sisse läheb ka see tehniline kontroll juba. Et kui on mingid mured, inimesed parandavad oma dokumente, ikka juhtub, et kes kiiruga unustas mingi faili kaasa panna või pani kogemata vale faili ja kuskil 1,5 kuud tegevusgrupis ja siis 60 tööpäeva PRIA-s. Nii et. Ja ma väga ei julge lubada ka, et esimese vooruga PRIA-s väga kiiremini läheb, et kui nad ühel hetkel saavad oma protsessid jooksma, siis kogemus näitas, et ühel hetkel nad hakkavad sealt võib-olla ka natuke kiiremini tulema. Aga kuna me siin taotlusvooru avame esimesel võimalusel, ehk siis maikuus, siis PRIA jaoks jääb see töö juuli-august, mis on klassikaline puhkuste aeg. Siis. Jah. Veel küsimusi? Kui ei ole, siis minu poolt aitäh ja... Oli? Jah. Kas projektiga võib alustada ennem, kui siis taotlusele vastus on saadud? Projektiga, jah, võib küll, on kohe kiire vastus. Võib alustada, ütleme see 1,5 kuud
mis on see tegevusgrupi menetlusaeg, sel ajal ei või. Aga sel hetkel, kui tegevusgrupp on ära hinnanud projekti ja saatnud selle paremusjärjestuse PRIA-sse ja andnud teie projektile niimoodi okei otsuse, et jah, see on seal pingereas ja raha jagus, et nii-öelda positiivne, et siis järgmisel päeval peale seda, kui tegevusgrupp on PRIA-sse edastanud projekti, siis võib alustada tegevustega, aga kuni PRIA poolt lõpliku vastuse saamiseni on see kõik oma vastutus, oma risk, et juhul kui see mingisugune 0,% tõenäosus, et PRIA ütleb ei, et siis see on oma risk ja oma vastutus. Aga jah, see 1,5 kuud umbes, et selle aja jooksul ei või. Ja mis on muutunud, siis ütlen selle ka ära, et kes eelmisel perioodil olid taotlejad. Lihtsamaks läheb see e-PRIA ja kõik see on algusest teile keeruline kindlasti. Aga me aitame, kui on väga keeruline. Lihtsamaks läks see, et kui tegevusgrupp on oma otsuse ära teinud, siis te ei pea enam ise jooksma nende dokumentidega PRIA-sse või need hakkama ise PRIA-sse viima. Need lähevad sealt otse siis e-PRIA kaudu edasi, et tegevusgrupp vajutab klõps, saadame edasi ja nii läheb. Et te ei pea enam ise hakkama veel nende dokumentidega kuhugi jooksma. Nii palju on natuke lihtsam. Nii, veel küsimusi? Ei ole hetkel, siis mina tänan ja annan sõna edasi Töötukassale, kes tuleb räägib oma teenustest ja võimalustest.